Päris alguses on Jansen, Johann Voldemar Jansen, Eesti Postimehe väljaandja Tartus. 1,5 aastat tagasi on ta saatnud Peterburgi Vene siseministrile palve esimese üldlaulupeo läbiviimiseks, lisades alandlikult Eesti rahva 50-aastase Priiuse mälestuseks. Peoluba viibib kummaliselt pikalt. Aleksander II atendadi katse järel kardetakse nüüd igal pool terrorismi või keisri kukutamist. Siseministrilt tuleb luba kõigest 4 kuud enne tähtpäeva, ehk veneliku nõudmisega panna 15 soldatit peoplatsile valvesse. Laulude trükiloa kinnitab Tartu tsensor vaid 6 nädalat enne peo algust. Kuid maarahvas laulab juba 4-häälselt. Ajahetk laulupeol hõiskamiseks on 1869. aastal enam kui kehv. Teist suve järjepanu valitseb Eestis suur põud, vili ikaldub taas. Hirmu äratav näljahäda ja kõhutüüfus laastavad maad. Ja ikkagi nad tulevad. Kuidas see kõik välja nägi? Kuidas laulupidu portreteerida? Küll oleksin tahtnud teilegi näidata neid maavillases laulumehi, jalgsi tulemas täna Tartusse leivakott turjal. Otse kui ette aimatas filmimehe kimpatust koputab Jansen sealt kaugelt minu südamele. Meie Eesti rahvale tema pidumälestuseks, et meie järeltulijad veel kaua pärast meid võiksid leida, mis nende vanemad oma esimesel juubelipidul on laulnud. Aga ei, sest Janseni esimesest laulupeost pole olemas. Öelgem siiski, pole tänaseni leitud. Mitte ühtegi jäädvustust. Ei pilti, ei gravüüri ega fotot. Ärkamisaja kultuurilool on pisut piinlik. Vendede Lumiere'ide filmi aparaadini läheb veel 26 aastat. Edison leiutab helisalvestuse 8 aasta pärast. Aga fotograafia. Tartus on tollal vähemalt 3 fotosalongi. Karl Schultzi päevapildid siin samas kõigile näha. Kolm kuud enne laulupidu avab oma päevapildi kohe 25-aastane talupoja poeg Reinhold Sahker, võib-olla esimene eestlasest fotograaf ülepea. Nimelt arvatakse teda siiski pildistanud olevat ka esimest laulupidu. Hiljem on ta ise laulupeo peakomisjoni liige ja reklaamib Postimehes oma päevapildi koda. 1 rubla pilt mälestuseks teie laulukoorist. Et aparatuur on kohmakas. Need argipäevased Tartu vaated on sama Sahkeri võetud. Kuid laulu ja pasunakoore on pildistatud ka enne postipapa Janseni pidu. Klaasnegatiivid võisid ju tõesti hävida Sahkeri fotosalongi tulekahjus, aga valmis tehtud pildid mitte ühtegi. Otse kui must auk oleks need neelanud. Juunis 1869 koguneb siia ressursiparki 800 lauljat meest ja küllap ka kogu toonane Tartu eestlaskond. Arvata 10 000 inimest. Aleksander Kunileid juhatab esimest korda oma igihaljast Sind surmani. Sõnade autor Koidula siin samas meeleliigutusest hinge kinni hoidmas. Villige Roode
laulupeo president laseb hiljem öelda, eestlased laulsid ennast rahvaks. Ja ei ühtki pilti. Vahepeal on Alfred Nobel leiutanud dünamiidi. See poiss siin Tartu Kivisilla varemetel on Jüri Müür. Parasjagu on ta mõtlemas aja mittelineaarsusest, mis siis, kui minevik, olevik ja tulevik toimuvad kõik samaaegselt, ainult et nad on üksteisest eristatud mingi udulooriga. Või ei mõtle, sest olevik kõmiseb juba Narva ja Sinimägede all ja see haarab poisi endaga kaasa Saksamaale. Kui ta sealt tagasi tuuakse ja vangilaagrist pääseb, ripuvad kõikjal uutmoodi plakatid. Esimene nõukogulik üldlaulupidu säilitab veel vanad järjekorranumbrid, aga ta peab olema puhtalt propagandistlik massiüritus. Stalinistlik võim viib läbi ettevaatlikku sovetiseerimist. Metsades on metsavennad, kehtib kaardisüsteem, kolhoosid alles kaugel. Ja küüditamiseni läheb veel 2 aastat. Toomal, kodus, siinses Sookatsejaamas on küll tubli laulukoor, aga kolm nädalat enne laulupidu sureb Jüri isa, Juhan. Talle väga lähedane inimene. Ema on juba 11 aastat surnud. Vaevalt see 18-aastane maad ja ilma näinud poiss oskab tulevikku näha ja uskuda, et kunagi teeb ise filmi üldlaulupeost. Tänased kultuuriloolased kutsuvad teda kummalist ajahetke suisa järele Eesti ajaks. Kommunistlikud võimumehed taipavad suurepäraselt. Rahvusromantilisi ideaale võib seni troonil hoida, kuni leitakse nende kukutamiseks piisavalt mõjuvaid argumente. Siin need on, nagu kellakäod. Ja lihtsameelsed koorijuhid lähevadki õnge. Tuudur Vetik, üks üldjuhte, hõiskab ajalehes. Laulupidu on puht eestiline rahvuslik üritus, eestlaste uhke ja püha kohus. Ja, nagu Janseni aegadelgi, sisaldab ka see laulupeo kava keisri laule, mis aga lauldakse kähku ära, et saaks vaevast lahti. Tuleb ju tuttav ette. Samas on ta uskumatult Eesti keskne. Vaatamata punase ajakirjanduse ähvardustele hoiduda maru rahvuslikust isama hõiskamisest. Üldjuhtideks teadannutud mehed. 3 neist olnud Saksa ajal siin, 2 kaugel Venemaal, veelahe, millest esiotsa välja ei tehta. Siit lähebki lahti esimese laulupeo filmi lugu. Tallinna kinostuudio saab kõige kõrgemalt poolt käsu teha film. Lisaklausliga, olgu helifilm. Nojah, helifilm on maailmas selleks ajaks võidutsenud juba 20 aastat. Nikolai Karatam on isiklikult selle käsu taga. Stalini filmilembust teavad ju kõik. Pole teada, kas poeetilise pealkirja filmile paneb Paul Rummo, luuletaja nagu ta on, aga ta on ka kunstide valitsuse asejuhataja, laulupeo büroo esimees ja paljude punaste propagandafilmide stsenarist ning tekstikirjutaja. Lisaks värskete Nõukogude Eesti preemiate määramise komisjonis. 38-aastane, parteitu. Kõrgetest ametitest hoolimata kukub stsenaarium tal välja lootusetusega pudruna. Siin on minevik ja olevik, laskur korpus ja laulvad sõdurid, pahad sakslased ja Donbassi kaevurid, Estonia varemed ja Dunajevski muusika, esiotsa veel ka Jansen. Vanaisa topib piibu täis, vaatab mõtlikult külalisele ja ütleb, oleme laulev rahvas. Käsk külalt nõuab värvilist ja täispikka laulupeo filmi. Niisugust pole Tallinna kinostuudio veel teinud. Kinoministril Algus Raadikul on nüüd vesi ahjus. Ametilt laskurkorpuse poliittöötaja kukub ta kähku tagalat kindlustama ja kutsub mitmes ringis filmi käsikirja arutustele tohutul hulgal kõiksugu asjamehi. Sellist seltskonda oleks täna raske kokku saada. Moskva kinoministril Bolšakovil pole ju õrna aimuga, mis imeloomse Eesti laulupidu on.
Ja ikkagi mõjub külma dušina tema käsk. Film olgu mustvalge ja aitab 2-3 osast küll. Moskvast saadetakse filmi tegema Leningradi režissöör Nikolai Komarevtsev. Ta pole Eestis kunagi käinud. Et tegemist on võtmepositsioonidel sebivate kultuuritegelestega, kel paraku filmitööst eriti säravat ettekujutust pole, pakub arutelu täna üksnes poliitajaloolist huvi. Villem Reimann. Ei ole mõtet sisse võtta Dunajevski muusikat. Trummi asemel mõni teine instrument. Kaarel Toom. Kajastada ka rüütlite ajastut oma süngete lauludega. Boris Kõrver. Uusmaa saaja ja tema talu. Villem Reimann. Puudub täiesti koomika, mis igas filmis soovitav. Taarma. Meie partisan ei esine üldse. Ja samas vaimus 2 tundi. Ainus tõsine jutt tuleb seltsimees Ernesaksalt. Laulupidu olgu filmis esikohal. Lauljal ei ole silma, režissööril ei ole kõrva, sellepärast kutsuga abirežissööriks väga hea muusikatundja. Gustav Ernesaksa isik tollastest tuulistest tõmblustest seisab kuidagi oma ette. Veel Vene tagalas kokku pandud lauluraamatust domineerivad Eesti laulud. Kas kompartei mängib peitust? Tõsi, sõja aastateks Eestisse jäänud heliloojaid siin pole, kes neid teab. Hoogsalt lauluväljakule sammuvate üldjuhtide ja kommunistliku valitsustegelase Nigol Andresini tagant paistab ka Paul Rummo. Sõjaaegses tagalas on ta olnud viljakas laulusõnade kokkukirjutaja. Pärast seda saab Paul Rummost, nagu öeldud, kunstide valitsuse asejuhataja. See on karm ametipost. Juhatajaks Johannes Semper, Prantsuse vaimu kummardaja, peen esteet, juunikommunist. Siin mõned vähetuntud leheküljed kunstide valitsuse arhiivist. See on omamoodi eeltsensuuriks, siin filtreerubki välja laulupea repertuaar. Eriti töökas on keegi Venemaalt tulnud Berta Mesilane. Mesilase agaruse ja härja rammuga roogib ta välja. Õigupoolest, mida? Mängureeglid pole ka asjaosalistel veel selged. Kes neid juhendab? Kelle käske nad täidavad? Edward Päll, see lubaja, on sel päeval Ülemnõukogu presiidiumi esimees. Jääb ära mees, RKP, on muidugi Rasmus Kangropool. Käremeelne literaat ja kunstikriitik. 40. aasta juunipöördega kommunistide fanaatiliseks ülistajaks saanud publitsist. Kui tume veel kauaks kui sinu maa. Juhan Liiv. Keegi püüab Leelot päästa. See on Mart Saare parimaid laule. Laulupidude raudvara. Ja jälle. Ärgem otsigem siit loogikat. Emigratsiooni läinud Maria Under on lubatud. Kunstide valitsuse juhataja Semper on keelatud. Nagu ka Vares Barbaros. Kummaliselt palju on keelatud Ernesaksa laule. Kas ta valis valet tekstiloojad? Liidia Koidula, teid ma tervitan. Hullemad ajad on veel ees. Paul Rummo on laulupeofilmi käsikirjaga hädas. Kui palju dokumentaalsust, kui palju lavastuslikkust. Ilmselgelt kiirustades saab lõpuks stsenaarium ka valmis. Etteruttavalt nentigem. Ega sellest filmis suurt järele ei jäänud peale ajastukohase õõvastava pateetika. Laulupeo enda ettevalmistus läheb üle kivide ja kändude. Laulukoorid on nõrgad, transporti pole. Organisatsioonilised jamad viivad üldjuhid meeleheitele. Kummitab täiesti reaalne läbikukkumise oht. Veel pole ideoloogiline dressuur eestlasi nakatanud.
Nähtavasti Karotam ise pommitab Moskva kinoministrit ja tulemuseks saavad Tallinna filmimehed suuremeelselt loa teha siiski värviline film. Ja siit läheb lahti tõeline kanossa. Värvinegatiivfilmi ju pole. Kaameraid pole. Pole õieti operaatoreidki. Leningradist on saabunud filmirežissöör Nikolai Grigorjevitš Komarevtsev. Vaatamata meie agarale otsimistööle Peterburi ja Moskva filmiarhiivides jääbki seltsimees Komarevtsevi näopilt leidmata. Oma lavastusprojektis kirjutab see variaag. Rahvas läheb peole euroopalikes kostüümides. Aga rahvas, lauljad, tulevad Tallinna loomavagunites, sest raudteemehed ei suuda sõjajärgses vaesuses eriti muud pakkuda. 2 aasta pärast viiakse täpselt samade vagunitega Siberisse 10 000 küüditatavad. Tallinna kinostuudio on silmitsi ilmselge ülerinna tõstmisega. Värvilabor on tollal vaid Mosfilmis. Kinominister Raadik on vahepeal saanud Karotami keskkomitees propagandasekretäriks. Uus kinominister Olga Lauristin on parteisõdurina loomulikult täielik võhik filmiasjades. Õnneks ta peaaegu ei sekku. Ainsaks operaatoriks, kes midagi teab üldlaulupeost, on Vladimir Parvel, Eesti-aegse kultuurfilmi tegelane. Tema on see, kes Leningradist kohale kasutatud ülejäänud operaatoritele üht-teist selgeks püüab teha. Värske Stalini preemia laureaat operaator Vladimir Tomberg on umbkeelne Venemaa eestlane. Temast saab varsti meie kinoministri asetäitja. Võttepäevikute järgi otsustades filmib just Tomberg need uhked sotsrealistlikud kaadrid. Kas mitte siit ei tule otsida hilisemaid Eesti mängufilme kummitanud pseudorahvuslikkuse ikoone? Meie loos paraku vaid mustvalges kuues. Hämmastav, et poistel on veel skautide valgete ristpaeltega murumütsid peas. Mul oli ka selline, onult saadud. Ja valged teklid. Igat värvi teklemütsid keelatakse kodanliku igandina õige pea aastateks. Mida kõike selle mõiste alla ei saa toppida. Priidahtlike pritsumeeste pasunakoor oma endiseaegses vormis. Tõsi, siin peol viimast korda. Siis saadetakse see Eesti-aegne kodanikuühendus laiali. Aga Jansen on juba kadunud. See käis kähku. Võit, see on 12. üldlaulupeo. Meie rahva esimese nõukogude laulupeo deviis. Enne emet, kommunistlik Führer räägib veel puhast eesti keelt. Moskvast suure surmaga laenatud kaamerad on trimmimata. Üks kraabib kogu võetud materjali päästmatult. Vladimir Parveli operaatorigrupp nendel fotodel, see ongi veerand stuudio koosseisust. Kahjuks pole ka siin näha režissöör Komarevtsevi. Helimees Herman Vahtel on algaja ja tema helitehnika üpris armetu. Oma mustvalge labor ei sobi värvifilmile. Mosfilm ei võta aga kuulda Eesti kinoministri hädakisa. Filmi monteerija Veera Parvel alles õpib ametit. Ka Edel Raie ja Virve Sirel on stuudios uustulnukad. Laulev eestlane pannakse põhiliselt kokku näib nii Leningradis. Lenkroonika stuudio ja montažööri Sturmani nime tollase kombe kohaselt lõpukirjades ei ole. Valitsustelegrammid muudkui lendavad üles ja alla. Film olgu oktoobripühadeks valmis ja punkt. Filmidirektor Arkadi Pessegov saab vett ja vilet. Iga vähegi olulisem filming kuulub koos kõlastamisele ministritega, NKVD-ga, piirivalvega, laevastikuga ja nii edasi. Põnev kõrvalpõige. Täpselt samal ajal, juunis 47, alustab Snelli tiigi ääres filmimist Lenfilmi võttegrupp. Elu Tsitadellis. Et Tallinnas on täna külluses rahvatantsijaid, saab režissöör Rapoport siin lavastada veel ühe laulupeo. Koidula Erna Saksa hümnilist Mu isamaa on minu arm lauldakse siin ühendkooriga
esimest korda. Pikaks 18 aastaks tõugatakse see hell laul eemale, välja ametlikest laulupeokavadest. Laulupidu on ammu möödas, aga ümbervõtted ja juurdevõtted ja 1000 muud tegemist lohistavad laulva rahva valmimise järgmisse aastasse. Nuta või naera. Igapäevane kõmisev stalinistlik liturgia kaob kuhugi uttu, kui neid virilaid pabereid loed. Vajame kuut vihmamantlit, jälgige aritmeetikat. 150 poognat noodipaberit. Hümni uus salvestus filmi praagi tõttu ja veel ja veel. Laulva rahva esilinastus on alles suvel 48. Stalini preemiaid ei tule. Ta jääb peale rulluvale ajale jalgu, kaob ekraanidelt. Peagi keelatakse sootus. Suur küüditamine teeb lõppu naiivsetele illusioonidele. Moskvas alanud nõiajaht kultuuritegelastele ja Käbini võimule tulek Eestis. Jaa, see on Ivan Käbin 51. aastal. Muudab dramaatiliselt asjade seisu ka laulupidude korraldamises. 12. üldlaulupidu kuulutatakse takkajärgi natsionalistlikuks. Idast tulnud kastreeritud rahvustundega tegelastele saab siit peale natsionalismi mõiste vägevaks sõjanuiaks, mis platsi vanast intelligentsist kähku puhtaks lööb. Johannes Semper kaotab kõik ametid ja pagunid, aga kinni siiski ei lähe. Rasmus Kangropool, mäletate see laulude keelaja, saab 25+5. Nigol Andresen, kes juba 40. aastal pidas Koidulat harilikuks kontrrevolutsionääriks, kui teda ajalooliselt läbi ei valgustata. Tema saab 25+5. Siinsest 4 härrasmehelikust üldjuhist 3 saadetakse Siberisse. Alles nüüd sama oli ajaleht kirjutanud, üldjuhid on 10 000 lauljate kuulajate lemmikud. Tuudur Vetik saab pärast 12. üldlaulupidu Eesti NSV teeneliseks kunstitegelaseks. Arreteeritakse veebruaris 50 ja talle antakse 25+5. Alfred Karindi, samuti teeneliseks, samuti kinni võetud veebruaris 50, saab 10 aastat. Riho Päts, samamoodi värske teeneline, arreteeritakse märtsis 50, saab 25+5. Gustav Ernesaks tehakse rahvakunstikuks. Ta ei ole eriti julge mees ja on siiani hoidnud ideoloogiliselt võimalikult madalat profiili. Nüüd surub režiim ka tema nurka. Tuleb lõpp maailmavaatelisele neitsilikkusele. See on metafoor Paul Rummo laulupeo aegsest üsna punasest artiklist. Neid ei hirmuta saagiahnete sõjahutajate nurjatud sepitsused, sest nad kuuluvad kogu maailma töötajate uhkuse, võimsa rahu ja demokraatia leeri ridadesse. Kindla käega ehitavad nad helget tulevikku kommunismi. Sellel viljakal pinnal võrsub jõuline Eesti rahvuslik kunst. Uued näidendid ja romaanid, luuletused ja poeemid, uued laulud ja sümfooniad, ooperid ja balletid, uued monumendid ja maalid. Kes kirjutas teksti, mida lugupeetud maestro siin püüdlikult deklameerib? Tähelepanuväärne paber. Koostatud Keskkomitee kultuuri- ja spordisektori juhataja Tõnissoni poolt aprillis 51, 9 lehekülge, 92 objekti. On see nüüd see dokument, mis määrab hävitamisele Kopli surnuaia, Kalevipoja kuju Tartus, Narva ajaloolised varemed, ka Janseni hauasamba raadil, Balti parunite käsilane ja Eesti rahva vaenlane. Lensmani resolutsioon. Välja selgitada konkreetsed süüdlased, kes on kaitstavate mälestusmärkide hulka sokutanud kontrrevolutsioonilise iseloomuga objektid. Lensman on ideoloogia sekretär. Johann Voldemar Jansen tahetakse pühkida ühe eestlaste põlvkonna teadvusest. Pärnus, minu sünnilinnas, kaob Janseni tänav ja muuseum tehakse Koidulale, mitte Jansenile. Ehkki siin oli Janseni algkool ja Pärnu Postimehe talitus, ka minu lasteaed. Muserdava peremehe tundega võtab Keskkomitee isegi grammofoni plaatide nimekirju kontrollida ja muuta.
Eestikeelsed märkused küllap Endel Jaanimäelt, Keskkomitee osakonna juhatajalt, hilisemalt Raadiotelekomitee esimehelt. Jüri Ömars, Barbarus Ernesaks. Mu isamaa on minu arm, Koidula Ernesaks. See tõmmatakse siin 2 korda maha. Meeste laul, Liiv Härma, meeskoor. Leelo Martsaar, meeskoor. Võõrastavalt pentsik aeg, mil meid sunnitakse ennast salgama. Sest need, kes on vait, vahel on vaikinud valet. Runnel. Ja Jüri Müür, kellest ma tänaseni ei tea, kas ta ikkagi ei käinud laulupeol. See Jüri sõidab Eestist ära, Karjalasse, tööle. Oleme kõik äkki väga haavatavad. Mõne aasta pärast on ta Moskva kinoinstituudis. Kas peaksin siinkohal ütlema? Endalegi ootamatult. Ma ei usu. Tallinn filmis on ta jõudnud teha 4 mängufilmi, kõik muide mustvalged. Nüüd astub ta suurte sammudega siia, meie filmi sisse. Kätte hakkab jõudma üldlaulupidude 100. juubeliaasta. Kommunistlikele tegelinsketele üks ütlemata kiuslik sündmus. Ja kõik kordub. Tallinn film saab käsu teha värviline, laiekraaniline täispikk film Lenini 100. sünniaasta päevale pühendatud juubeli laulupeost. Õige varsti sulab lugu lühifilmiks. Jälle kord. Ja kes nüüd Jüri Müüri peale tuli, ma ei oska seda öelda. Igatahes ma tean, et meie toimetuse ehk täpsemalt Raivo Rammuse ja minu soov oli, et ükski kroonika osakonna režissöör ei tohi selle filmi peale minna. Aga Leelo puhul tõesti otsiti inimest, kes oleks nagu uue vaatenurga alt nagu huvitavat, eks ole, seda asja välja toonud ja Jüri selles mõttes täpselt ta täitis seda funktsiooni. See Jüri tõi uue lähenemise sinna selle žanri dokumentalistikasse siiski omamoodi ja Leelo oli ikka nende aastate laulupeofilmidest peaaegu üle. Oleme ausad. Oli. Stsenaristi valik oli toimetus ja toimetaja teha ja ma mäletan, minu hoiak oli, et tuleb võtta noori kirjanike stsenaristideks. Vetemaa, Kaplinski ja Runnel ja oli niivõrd loogiline, et laulupeofilmi stsenarist on Runnel. Runneli stsenaarium andis väga ilusa tooni lähtepunkti helistikufilmile. Aeg-ajalt peame filmi jooksul hülgama oma külge harjunud puritaanluse ja pieteeditunde ning vaatlema laulupidu kui karnevali või kunagise aastalaada melu, kus valitsev naer ja klounaad pole labasuse märgid, vaid ühiskonna olemise eriline, siiras ja vaba vorm, kus puudub inimeste jaotuvus osatäitjateks ja vaatajateks, lasteks ja vanemaiks, tarkadeks ja lollideks, kümnikuiks ja alltöötajaiks. Beltšikov, kinokomitee peatoimetaja ja Danilovitš, stuudiodirektor teavad muidugi, et Runneli 2 luulekogu on äritunud Keskkomiteed ja Glavliti. Valed positsioonid ja natsionalistlik kallak. No nüüd hakkab see asi põnevaks juba minema. Toimetus istus Tallinn filmi üleval kõige kõrgemal katusekambris. Seal oli muide väga hea vaade vanale Toomale Raekoja tipus olevale tuulelipule, nii et kui ma tulin hommikul tööle, siis ma ikka vaatasin, kust poolt tuul puhub. Aga Eesti filmis tuulab kõvasti. Lennart Meri märgilise tähendusega artikkel Suur üksiklane ilmub mõni kuu enne Tšehhi sündmusi. Vastulöögid on ootuspärased. Direktor Danilovitš, loominguvabadus Meri sõnavõttudes omandab tihti reaktsioonilise iseloomu. Meri on Tallinn filmis mängufilmide toimetaja. Dokfilm Talupojad läheb riiulile. See tähendab, keelatakse. Rusov pessimism,
tendentsioosne vastastamine, rängad ideoloogilised puudujäägid. Süüdlased on stsenarist Runnel, režissöör Tambek ja toimetaja Ruus. Noorte tegijate Peep Puksi ja Peeter Toominga just nüüd sama käivituv dokfilm Koduküla ei aima veel oma kirbet saatust. Ehkki stuudio fundamentaalkommunistid Rosenthal ja Korbunov hoiatavad. Toominga suhtes on meil poliitiline usaldamatus, sest temas on varjatud antinõukogulikkust, vaja säärasest inimesest lahti saada. Jüri Müüri inimesed sõdurisinelis on auklikuks kõmmutatud ja tembeldatud natsionalistlikuks. Igatahes meie toimetuses tegutsesime küll nii, nagu ei olekski neid müstilisi, süüdistavaid poliitilisi sõnu ega kallaletunge ja ma julgen väita, et ega need ikka nii hullud ei olnud ka, sest ega tollal ikka enam kinni inimesi ei vandud. Aga teisiti mõtlejad Gulagis, Jaan, Jüri Kukk, Enn Tarto, Mart Niklus, Arvo Pesti, kes kõik veel? Vägeva laulupeo kantaadi laulu algussõnade autoriks saab Hando Runnel. Veljo Tormis on saanud oma tahtmise. Kõikide kuradite kiuste. Kuid nomenklatuur on valvel. Ma ei tundunud nii ohtlikuna, vaid olin teistest luuletajatest oma talupoegliku arhailise värvinguga olin nagu lootuslikum. Ürg talupoeglik, ürg eestilik, aga jooksvas poliitikas vähem ohtlik. Selle kantaadi tekstiga oli üks väikene intsident, mis ilmekalt peegeldab meie tolleaegseid olusid ja meie kõigi sisetundeid, milles asi oli. Siin oli üks sõna, mis oli natuke kahtlane. Ja seda ei ütelnud meile mingi ametimees, vaid seda hakkasime me ise mõtlema nii. Mis siis sellest järjada? Tähendab seda, et me olime selleks ajaks Nõukogude võimu all juba muutunud sellisteks enesetsenseerijateks. Et me hakkasime valitsuse soove juba ette aimama ja nende järgi talitama. Runneli tekst oli nii. Tahan olla, tahan laulda oma laulu. Ja siis me jõudsime lõpuks selle laulu teksti kaitsmiseni ja see otsustav hääl ja jõud oli Toompeal Arnold Kreen. Ja siis me läksime Veljo Tormisega seda minu tehtud teksti kaitsema. Kreen olevat siis vaadanud, tahan olla, tahan laulda oma laulu. Et kui see mõjub, paneme sinna teisese, paneme, tahan tulla, tahan laulda. Ja oligi kogu lugu. Ma mäletan, et ühe kantaadi, ühe sõnastamisega meil oli seal ja Runneliga me lahendasime selle probleemi võrdlemisi hästi ära, nii et seal ma pean ütlema, et selles suhtes oli võrdlemisi nii-öelda hea koostöö meil ka Tormisega ja samuti ka Runneliga. Nii et Arnold Kreen päästis selle kantaadi ja päästis, ma arvan, ka terve selle laulupeo. See on 6. nõukogudeaegne laulupidu. Ideoloogiliselt peaks ju kõik ammu ilma ümmarguseks hööveldatud olema ja ikkagi on riigi isadel muresid ja ütlemisi. Lensman. Siin on juttu progressiivselt häälestatud väliseestlaste kutsumisest. Las jääb lihtsalt 16 väliseestlast. Kes neid teab? Käbin. Seda asja on vaja väga kontrollida ning veel ei ole vaja Sibeliuse Finlandiat esitada. Lensman. Jaa, ka mina olen selle vastu. Muidu tuleb suur koogutamine põhjanaabrite ees ning nad tõusevad siis kõik püsti. Vihje ju läbipaistev. Seltsimeeste hirmsaim hetk laulupidudel on Erne Saksa, Mu isamaa, minu arme esitamine. Vader. Miks Tartu laulupäevadel nii palju koore? Liiga palju lauljaid. Töölt tuleb liiga paljusid vabastada. Kreen. Ajaliselt parim hetk põllutööde suhtes ja keskkoolid on siis lõpetanud.
Laulupeo finantseerimine ju eri fondidest. 3 päeva proove, ühtekokku läheb nädal. Vader. Miks tuleb Rootsist koor 60 inimesega? Vaja veel mõelda. Tulgu turistidena. Lensman. Kontrapropaganda nimel oleks nende tulek väga hea. Veel üks küsimus. Riigi plaanil ei ole punast riiet loosungiteks. Propaganda osakond nõuab 60 000 meetrit. On vaid 37 000. Ideoloogiliselt trellitatud maal ei tohiks ju vanapunastel olla suurt muret laulupidude ettevalmistamisega. Ja siiski, kevadel 68 võtab Keskkomitee vastu ühe tähelepanuväärse dokumendi. Aasta enne juubelipidu. EKP Keskkomitee, täiesti salajane, erikaust, ainueksemplar, aprill-mai 68, kinnitas, käbin. Miilitsa ja KGB operatiivmeetmete plaan võimalike massirahutuste likvideerimiseks Tallinnas. Moodustada eksesside likvideerimiseks staap, millele alluvad miilitsa ja KGB üksused, aga ka Tallinna garnisoni väeosad. Miilitsal on luba kasutada närvigaasi Tširjomuha, tuletõrjel veekahureid. KGB analüüsib läbivalgustusmeetodil süstemaatiliselt dokumente ja kirju, et avastada antinõukogulikult häälestatud vaenulikud isikud. Massirahutuste otsese ohu ilmnedes kuulutatakse kogu isik koosseisule välja lahinguvalmidus. Riigipiiri ja vanglate valvet tugevdatakse tunduvalt. Suurtes tööstusettevõtetes moodustatakse lojaalsetest ja autoriteetsetest töölistest spetsiaalsed družiinad. Kordan, Nõukogude tankideni siin Praha tänavail on veel 4 kuud aega. Prahas on Praha kevad. Tšehhi filmimehed on oma põnevate filmidega meil Tallinnfilmis külas. Minu kunstnikust vend Ants paneb Prahas üles graafikanäitust. Mikki Ver viib Eesti üliõpilas maleva Tšehhimaale. Pariisi tudengid alles sätivad tänavarahutusi. Tartu tudengite tõrvikurongkäik oma kuulsa mölluga on kaugel sügises 68. Täna juunis 69, kui ülejäänud maailm alles Tšehhi ehmatusest käsi kokku lööb, ei enamat. Koostab Müür mängufilmi mehena lavastusprojekti. Meetrid, sekundid, objektid, võimalikud operaatorid, lisaks mõned variaagid Armeeniast ja Ukrainast. Peaoperaatoriks kutsub Rein Marani, peaaegu tundmatu teise kategooria operaatori assistendi. Kas seniste laulupeofilmide kaanonite eitamiseks? Pole õrna aimu. Miks pärast tuli minu juurde Jüri selle jutuga, mul pole õrna aimugi, sest et mul ei olnud väliselt mitte mingit eeldust ja mitte mingit põhjust polnud minu juurde tulla. Aga tolleks ajaks olin mina Tallinnfilmi noor toimetaja, kelle jaoks Jüri Müür oli noor klassik ja see film oli minu esimene kokkupuude Jüri Müüriga. Meil ei tekkinud mingid lahkelisid või mingid arusaamatusi. Mingi võõrus oli, kui öeldi, et Müür, sest Müür oli minu jaoks nendest filmimeestest üks kaugem ja võõram oma temperamendi või elulaadi või vaateviisi tõttu, sest ma tundsin, et minu ilmavaade on lüürilisem, aga tema oli niisugune täismehelik mõistatus mulle ja ma ei saanud aru, ei osanud ette kujutada tema loomuse pehmust. Oli näha tema mehelik jõulisus, mida ma natuke nagu usaldasin või aktsepteerisin ja minu jaoks oli kogu aeg mõistatus, et kuidas ta seda tundelist poolt, mis ütleme, laulu juures ja laulmise ja laulupeo juureski on, et kuidas tema seda tabab. Sest et ma ju tegelikult Jüri Müürist palju ei teadnud, kogu Tallinnfilm oli minu jaoks täiesti võõras süsteem. Ma ei kavatsenudki tegelikult Tallinnfilmis eriti ei olla, mul ei olnudki erilisi filmi ambitsioone, lihtsalt ei olnud tahtmist. Jüri on ettevaatlikum. Ei lähe nüüd rinnaga peale. Ta võtab Runneli käsikirja hinguse omaks ja tormise Runneli kantaadi enda struktuuri toeks. Ei mingeid koogutamisi, ei mingeid keisrikõnesid.
Käbinid, lentsmanid furtsevad, vilksatavad tavaliste vaatajatena. Paar punalippu üksnes dekoratiivse palakana. 67 esitatavast teosest tuleb filmi vaid 5 Eesti laulu ja seda Runneli pakkumisel. See oli intuitsiooni asi. Mida sel hetkel on võimalik öelda, et oma ütlemisega seda vabaduse piiri natuke laiendada. See oli kogu elu taktika, see on mingi revolutsiooniline asi ja sellest ei tulnud rõõmu, kui mõni su asi ära keelati, vaid sa püüdsid legaalsuse piires öelda seda, mida tavaliselt öelda ei saanud. See oligi see. Jüri režiiraamat kordab mantrana, mitte üldplaane massiga. Jätame selle üllatava tingimuse siinkohal meelde. Tema niisugused üksikud märklaused olid üsna täpsed ja nad olid, operaatori keelde viidavad. Kui sa räägid, eks ole, suurtest plaanidest, sa räägid nägudest, sa räägid meeludest, sellega on antud juba täiesti kindel tunnetuslik adressaat. Ja mööda minnes see ütlemine niimoodi omavahel, et see on meie pidu. Selle kui kõik öeldud. Esimene ohtlik märguanne jääbki tegijal teadmata. Siin Randar Hiire, KGB taustaga mehe märgukiri kinokomiteele. Stsenaariumi autor ei oleks pidanud vaikides mööda minema faktist, et juubeli laulupidu on ka eeskätt rahvaste sõpruse pidu. Internatsionaalne ja nõukogude patriotismist kantud vaim ja samas võtmes edasi. Mõni kuu hiljem maandubki Randar Hiir Tallinn filmi toimetajaks. Aga jamad on veel kõik ees. Laulupeo kava näib eestikeelne ja meelne olevat, millest hiljem suuri pahandusi tulemas on. Üksnes 2-3 punast keisrilaulu. On see sissisõda, piits ja präänik, partei ja rahva ühtsus, tuhkagi. Suur vend ei maga. Minu teada oli laulupeo peakomisjoni koosseisus ka partei keskkomitee osakonna juhataja ja nii, et selles mõttes see parteiline kontroll kindlasti oli ka olemas ja meie tegevust jälgis ka keskkomitee ideoloogia sekretär. Tol ajal oli selleks Leonid Lentsman. Ta oli ikka niisugune tõsimeelne stalinist, võiks öelda. Tsensuur? Kas Klavlit kuidagi sekkus? Ei. Selles osas meil ei olnud Klavlitiga absoluutselt mingisugust tegemist ja nende esindajad ei olnud isegi meil laulupeo komisjonis. Postipappa Janseniga on nüüd kiuslik olukord. Temast ei saa üle ega ümber. Ikkagi 100 aastat laulupidude algusest ja 150 aastat Janseni sünnist. Väga pika hambaga ilmuvad mõned mälestuslood, aga ainult rajoonilehtedes neid ju välismaale saata ei lubata. Kas keegi mäletab seda suurt transparenti Raekoja platsil? See on vist ainus Janseni pilt juubelipeol. Ja ometi, tema esimene laulupidu, too eestlaste rahvuseks laulmise pidu, räägib ju meie isamaa vajadusest, kui laenata Runnelilt. Mida ma tean Jüri Müüri isamaa vajadusest? On see säärane väljakutsevalt sinimustvalge julgustükk nagu siin? Või on see rahvuse säilimise, rahvuseks olemise võimalus ja võimatus? Minu piirid lõpevad sellega, kus üks rahvuse piir enam-vähem lõpeb. See on minu nagu aedniku või talupoja ülesanne. Ma ei saa eriti öelda, et pärast 68. aastat ja 69. oleks minu sees eriline isamaa vajadus. Ma arvan, et see isamaa vajadus oli lihtsalt kogu aeg. Ja ma ei ütleks ka, et nüüd lõi see eriti välja. Pidu pole veel õieti alanud, aga käbin kindlustab igaks juks tagalat.
ma arvan, et kõige parem on see, et meie laulupeost võtavad osa peaaegu kõikidest liiduvabariikidest koorid ja on välismaalt ja see annab meie laulupeole internatsionaalse niisuguse kuju. Jekaterina Furtseva on Nõukogude Liidu kultuuriminister. Kogu ettevõtmine ei paista talle meeldivat. Ja Lentsman laulab: vaadake, et patriotismi sildi all ei lahvataks ereda leegiga vohama natsionalism. Maestro Ernesaks tõrjub süüdistusi. Kellele ei meeldi, ärgu tulgu. Me ei laulu ju 100 inimesele, vaid 1000-tele. Ma alguses filmisin igatahes üleval Peetri kirikus ja ma läksin juba ronisin ülesse ja Jürka vaatas alt üles ja hõikab mulle, et kuidas on, Ants? Ma ütlesin, et muidu ei ole viga, aga tead, et ma oleme nii pea kohal liiga, eks ole, et kui saaks meeskoori veidi taha pole, eks ole. Ja tead, kui siis Jürka astus sinna meeskoori ette ja pani kõva häälega, meeskoor, tähelepanu, kuulata minu käsku. Meeskoor 2 sammu tagasi. Tead, meeskoor nagu üks. Ma ütlen, mõni kuradi sõjaväepataljon oleks ka nii täpselt astunud, kui astus meeskoor kõmm maha. Ja. Müür loobub filmimast siinset kombekohast, kuid välist rituaali. Film kui kaemus seestpoolt väljapoole, õpetab Runnel. Me saatsime seda tuld, see tuli oli tõrvikus lahtisel maastiku auto peal. Vaikselt see sõitis, me istusime siis 110 katusel või selle katuse platvormi peal jalad üle ääre ja sealt me siis filmisime neid inimesi, kes seal tee ääres seisid ja kust see tuli siis läks ja neid maastikke, millis maastikudes oli seal. Kahekesi me seal olime, kas oli Rein Maran seal üleval. See oli väga uhke sõita Tallinnfilmi autoga lauluväljakule ja kuulda hüüdeid ja tervitusi ja loomulikult käisin ise kas nüüd võtetel või laulupeol või õieti mõlemal. Ja näed, see on ju ametkondlikult väga ilus toimetaja kohe režissööri taga, eks ole, jälgib režissööri. Aga peo selline tunne, see oli minu meelest äärmiselt ülev. Seal olid kuulajad pisarad silmis ja mis kõige tähtsam oli selles asjas minu arvates oli see, et see oli nii suur pidu, et seal ei kuulnud vene keelt kõnelevaid inimesi. Nagu minu kasuema, kes oli kinosõpruse kassapidaja, ütles, et laulupeo ajal venelased küsisid pileteid eesti keeles. Käis Hando Runnel ka võtetel kaasas? Stsenarist on filmis selline, kes unustatakse niipea kui võtted on lahti läinud ära. Ja ma arvan, et ka Runneli roll oli selline. Ma arvan, et on täiesti võimalik, et stsenarist Runnel ja režissöör Müür ei kohtunud. Stsenarist on esimese otsa juures ja kuidas edasi kulgeb, see on stuudio asi, öeldi niimoodi ja Jüri on omaks võtnud Runneli nägemuse, mis tähendab, et tema filmis te neid sündmusi, tegelinskeid ja rituaale ei näe. See on uhke, aga saatuslik otsus. No Jüri pidi vaata ettevaatlik ka olema ju. Võib-olla ta lähtus tõepoolest sellest stsenaariumis sisse antud häälestusest, et asi jõuab ise pärale, et ta ise töötab ja seda võimendust ei ole lihtsalt sisuliselt tarvis. Et Tallinnfilmi uus vana labor ikka veel värvifilmi ei ilmuta, läheb suure võttebrigaadi materjal Riia kinostuudiosse, kes meid muidugi jänni jätab. Kordub 47. aasta olukord, aga riiklik lõpptähtaeg on 20. august. Teate küll,
see püha lehm, plaan. Jüri kutsub muusikaliseks konsultandiks Veljo Tormise. See kujunes meil tegelikult Jüri Müüriga üks väga mõnus ja õnnelik niisugune koostöö või leid, mis me seal kas töö käigus, kas tema või mina ei mäleta enam, kuidas see asi juhtus, aga kui te nüüd panete tähele selles filmis, marssimuusika kaob varsti ära ja sealt hakkab kostma Heino Elleri Kodumaine viis. See teos kanti laulu peal ette tookord. Elavas ettekandes orkestrid seda mängisid ja autor ise juhatas. Täiesti ajalooline niisugune sündmus oli see. Stuudiotöötajad rabelevad, mis hirmus ja peagi kutsutakse 2-osalist filmi vaatama Arnold Kreen. Olen ise saalis. Seal ei ole ei Ernesaksa ega Runnelit. Miks nii lühike on Kreen hämmingus? Mul oli veel ilmselt meeles see suurepärane elamus, mis oli laulupeo lõpetamisel. Siis ma taipasin seda, et see film oli ikka liiga nii-öelda napp väljendamast kogu seda suurepärast meeleolu, mis juubeli laulupeol toimus ja kuidas koor ei tahtnud lavalt lahkuda ja ikka ja jälle uuesti hakati laulma. Stuudios läheb jooksmiseks. Eelarvet suurendatakse, tähtaegu nihutatakse, direktiivorganite suunised. Reeglina pole Tallinn filmis kunagi oma filme pikendatud või laiendatud. Jüri tajub Arnold Kreeni toetust ja läheb oma operaatoritega rahulikult Lõuna-Eestisse sügiskuldseid juurdevõtteid tegema. Minu jaoks on tänaseni teadmata, miks Leelo lõpetamine jäi venima. Aga minule tundub, et selle filmi peale projitseerus meie Keskkomitee võimumeeste omavaheline intriig, et kas näiteks üks võimukandja Arnold Kreen ei saanud laulupeoga liiga populaarseks. Ja muidugi, Kreeni rahvamehelikkus on ärritav. Oli lõppkõne aeg. Ma nägin, kui Kreen seisis seal selle trepi juures, üks jalg 3. trepi astmel, aga väljapool seda treppi. Ja ta luges seda mingisugust paberit. Äkki ta pistis selle paberi kõik krässu taskusse ja jooksis nii-öelda 3 trepiastet korraga üles ja hakkas pidama oma kõnet. Ja selle kõneaeg oli absoluutne vaikus. Kuid on olemas üks kategooria inimesi meie tänasel suurel peol, keda tahaks eriti esile tõsta. Ja nendele... Stop. Siin on midagi puudu. Ma olin ise seal. Veel kord sama. Keda tahaks eriti... Kõne algus on ära. Ma saan Eesti Raadio lindistuse. Küll oli ikka üks tore pidu, see meie rahva juubeli laulupidu. Miks telefilmist see spontaanne lause kaduma läks? No seda pole ju raske arvata. Küll oli ikka üks tore pidu, see meie rahva juubeli laulupidu. Mina vähemalt kuulsin, et Furtseva olevat öelnud, et see oli natsionalistlik nii-öelda laulupidu. Ja mul isegi tuli selle koha pealt veel siis peale laulupeo juba
ka partei keskkomitee bürool aru anda ja selgitada, et kuidas niisugune asi tegelikult võimalikuks sai. Mulle parteilist karistust selle eest ei määratud, küll aga võeti vastu otsus, et edaspidi on tarvis laulupeo komisjoni töö korraldada nii, et see oleks siiski partei kontrolli all ja selleks siis ideoloogia sekretäri juba vormistati kontrollijaks. Natsionalism on hirmuohtlik asi, see on vastandumine parteiliinile. Strašna pasna. Jüri pea kohale tõusevad taas kord pahaendelised tormipilved, aga nüüd on ta hoolikamalt valmistunud. Kuid võimu tagatubades on omad reeglid. Montaaži režissöörile Maire Lutterile meenub, et äkki tuleb käsk poolvalmis eestikeelne film viia Moskvasse. On see Furtseva? Ehkki tema ei kureerinud Nõukogude filmiasjandust. Sestab see venekeelne filmi montaažleht ja Jüri omakäelised laulud ja tõlked. Kes läheb Moskvasse, kellele näidatakse, arhiivid vaikivad. Kohale saabub ideelis poliitiliselt kõrgeim kohort. Ivan Johannes Käbin ja truustalinist, ideoloogia sekretär Leonid Lensman. Keda taas ei ole, on professor ja värske Lenini preemia laureaat Gustav Ernesaks. Ma pean nüüd küll ütlema, et Käbin ja Lensman seda filmi vaatasid, kuulen ma sinu suust esimest korda, sest et meie toimetustel üleval katusekambris hoiti reeglina nii kõrgetest võimumängudest juba eemal ja need läbivaatused toimusid juba paari inimese vahel. See oli niisugune ainulaadne võimalus, kuna hiljem ka ei ole kordunud ühegi sellise dokumentaalfilmida vähemalt. No, film edati ära 2 lindil, saal oli rahvast täis, palju oli, eks ole. Ma põhimees, eks ole, kui film lõppes, kõik vaatavad oma ette. Näha oli, et inimestel oli meelt mööda, et film neile meeldis, eks ole. Kõik vaatavad nagu Käbini poole ütlevad, et Käbin nagu peaks nüüd siis alustama seda. Miks ja kuidas jõudis Leelo nii kaugele, et Käbin ja Lensman käisid selle asja vaatamas? Sest reeglina ikkagi, kui me võtame vormi järgi, esimene sekretär ei vaadanud selliseid filme. Esimene kaader oli see, mida küsiti, et aga milleks see siin on? Seal olid need kaadrid nendest noortest lauljatest, tüdrukutest. Nad olid rahvariides, aga nende rahvariided polnud mitte siiamaani, aga nad olid miniseelikutes. Ja see operaator oli teinud päris toreda panoraami alates nende säärtest, näitas seda mini nägude peale välja kõik. Et milleks seda ka vaja on, tekkis küsimus. Jüri selle viimase kohta ütles niimoodi, et mis te nüüd, et see on ju Zarovi Sovetski seks, kurat. Ütles. Ja kõik irnatsid selle peale. Siinkohal siiski panoraam katkeb. See oli üks moment ja teine moment oli kaader sellest, kui laulupidu lõppeb. Hakatakse laulma Ernesaksamaa Isamaa minu arm ja kui rahvas tõuseb püsti ja laulab kaasa. Milleks seda kaadrit vaja on, see sobi hüved. Kuidas keegi ei tee filmi näiteks kas või seesama otsast lõpuni mu Isamaa on minu arm. Sest see, kui rahvas tõuseb ikka püsti kõik ja küll, ma ei mäleta, kes oli siis keskkomitee esimene sekretär, aga seal olid ju istuid nad kõik, Vainod ja Väljased ja kõik, kes olid seal koos ja tead, nad tundsid end äärmiselt ebamugav ja nad olid sunnitud muidugi siis tõusma püsti. Ja rahvas ikka väga paljud, kes muidugi nutsid. Välja see lähebki. Mu Isamaa, see laul on kaunis tubli laul. Ja meil pole mingit tarvidust otsida efektseid rakursse ja erilisi kaadreid selle laulu ajal. Võib filmimise kas või liikumatugi kaamera hooleks unustada, kõik tema mehaaniliseks fikseerimiseks jätta. Ikkagi voolab kõik oluline ja iseloomulik läbi läätsesüsteemi pimedasse fotokambrisse, sealt meie silmisse ja sealt ikka
ikka edasi, ikka sügavamale, Jumal teab kuhuni. Nii ideeliselt tollaksid juhid olid sunnitud ka Isamaa laulu all püsti tõusma. See oli tingitud ikkagi sellest, et nad tahtsid jätta kogu maailmale ja kõigile teistele muljet, et nad on ühes rahvaga. Nemad ka. See plaan, sest see oli just see, mida me nagu oma hinges ootasime. Eks ole. Jüri võitles sellest kõvasti. Hingega võitles. Ma sain aru, et see oli tema jaoks väga oluline. Väga oluline. Tema jaoks. Tema nägemuse jaoks, eks ole. Ausalt öelda, see oli kihvt kaadel tegelikult. Isamaalise tunnet, eks ole, sellist ühtekuuluse tunnet, see andis igale vaatajale. See oli võib-olla see põhimoment, mida kõige rohkem kardeti, aga ütlen, mis normaalsele eestlasele, eks ole, oli südame lähedane. Kas nad kuidagi viisi põhjendasid oma nõudmisi? Ei, seda ei olnud vaja põhjendada, nemad ei pidanud meie ees midagi põhjendama. Tähendab, ühel pool oli nagu siis ütleme keskkomitee, eks ole, just ühel pool oli Jüri, kes kaitses oma filmi. Stuudiodirektsioon antud situatsioonis, tal ei olnud mingit rolli, eks ole. Jüri aimab halba ja laseb omavoliliselt nüüd juba pooletunnisest Leelost teha koopia. Nii iga mees teha ei julge. Aga Jüri lasi teha. Tähendab oma filmigrupi kaudu, ma ei tea, kas direktor oli, lasi need koopiad ära teha Lenfilmis ilma kooskõlastamata. Jüri mõistis ilmselt ette, et seda veel kärbitakse, eks ole. Ja need koopiad tulid nagu ootamatult, neid oli rohkem kui üks. Ma mäletan, et Jüri Müüri kokku monteeritud variant oli päris emotsionaalne tervik. Ja loomulikult ta sai aru, et need hilisemad ideoloogilised nõudmised, ükskõik missugused need ei oleks olnud, lõhuvad seda kanvaad, seda struktuuri. Ja see oli talle vastumeelt. Ja ju ta leidis mingil hetkel, et aitab. Pean ütlema, et kahjuks olin mina sellest juba eemal. Colin Mürin veereb käsuliini pidi alla. Kinokomitee esimees Liivik näitab peatoimetaja Beltšikovi poole. Beltšikovi allkirjaga linastusluba muutub silmapilkselt kehtetuks. Lahti läheb täielik transvaal. Kes mida stuudios ütleb, pole teada. Neid protokolle pole olemas. Aga et otsustajad on suuremad katoliiklased kui Rooma paavst, see on küll tõsi. Vint keeratakse 3-4 korda üle. Ja ärgem otsigem loogikavälise süsteemi, otsustas loogikat. Eetika, autorikaitse, loomingu vabadus. Jüri keeldub paranduste tegemisest. Ja mis siis? Käsu saab Jevgeni Rosenthal, partei sõdur ja sobilikult ka Tallinn filmi partorg. Rosenthal oli partei organisatsiooni sekretär, eks ole, montažöör ja tema täitis neid korraldusi, mis ainult tema teadis, eks ole, mis oli vaja teha siis. Mis temani jõudsid. Mingit käskirja ei ole. Kui tal anti see parteiline korraldus, ta täitis seda, eks ole. Jüri paberite hulgas on üks tore dokument. Ei kuupäevi, ei allkirju. Leelo parandused. See on väga uhkelt. Kas see on nüüd faksimiile või on see hiljem ümber trükitud? See on faksimiile, jah. Kogunemine rongkäiguks, sisse toodud montaažifraas rahvaste sõprusest. Kas see on nüüd ilmselt paranduste variandi kirjeldus? Sündmuse mastaapsus, kärbitud välja indiferentseid, mitte midagi ütlevaid kaadreid, pildireas kaadrid, mis rõhutavad kooride ja pealtvaatajate massi grandioossust. Ja kus sa selle paberi leidsid, sest et toimetuses sellist paberit ei ole olnud? Kes siis Jürit ei tea, ta on selle mingitest protokollidest pihta pannud. Erne Saksa laulust Mu isamaa, minu arm, välja kärbitud teine salm. 3. salmi pildirea montaaži sisse toodud Eesti revolutsionääride mälestussambaid. Välja kärbitud kaadrid, millest võis välja lugeda nõnda nimetatud Erne Saksa kultust.
kogu filmist välja kärbitud kaadrid, mis ei sobi filmi üldkontseptsiooni ja said kriitika osaliseks. Ma ei oskagi öelda, kes oleks võinud selle paberi kirjutada. Ega ometi keegi kinokomiteest. Tähendab, ma ei tea, kelle rollis oleks võinud kuuluda. Loomulikult toimetus, aga kuna see langeb ära, Rosenthal ei ole nii kirjaoskelik. Kinokomiteest keegi. Mängureeglite järgi kuulus see toimetaja rolli, aga mina seda ei kirjutanud. Nii et ma ei oska siin midagi öelda. See mäng käis juba üle minu pea. Rosenthal käärib käised üles ja asub tööle kallale. Kellakägudena ilmuvad filmi jälle kommunistlikud füürerid, mida rohkem, seda uhkem. Need kopeeritakse teistest filmidest, sest müür tõepoolest ei lasknud neid filmida. Rongkäigude värvilist emotsionaalsust asendavad tuimad üldplaanid. Aga lipud on hästi näha. See on nüüd igav reportaaž. Filmi ilmub Eugen Kappi salmilaul Lenini partei. Otse loomulikult pole seda Jüri filmitud materjalis. Rosenthal võtab filmi jäägid, juhuslike laulude pildiplaanid ja sumab selle kokku üheks pealtvaatajate massi ja lauljate grandioosseks ja mastaapseks sündmuseks, nagu nõutud on. Ei ühtegi sünkroonplaani. Ja mis siis? Ma ei mäleta Rosenthali erilise mõttehiiglasena, kust tulid need täpsemad suunised. Siin mõned näited kaadritest, mis müüri versioonist välja lendavad, vähemalt 67 tükki. Nagu ettekirjutus ütleb, mitte midagi ütlevad. Need siis Erne Saksa isikukultuse nimelised kaadrid. Erne Saksa Mu isamaa teise salmi välja visatud uhked plaanid. Lenini partei vajas ju ruumi uues filmi koes. Ei ühtegi käskkirja Rosenthali töö kohta. Ei nime lõputiitrites, isegi mitte montaažlehtedes. Milline hingemattev parteiline märterlus. Ühtekokku teeb Rosenthal üle 120 suurema või väiksema muudatuse. Runneli müüri hingestatud loost saab tavaline riigitruu reportaažfilm. Janseni hauamonument on filmist läinud. Ma ei tea, kas bolševistlikud riigipöörajad Anvelt ja Heidemann üle pea 5 pidasid. Ikkagi laulupeo film. Üheski laulupeo fotoalbumisega üheski piduaegses filmimaterjalis seda transparenti ei leidu. Jüri ei võta ei nõu ega jõuga osa oma filmi vägistamisest. Kõigi jesuiitlikum temp on kunstinõukogus välja kuulutada Jüri Müüri filmi Leelo arutelu. Ja jällegi, ei sõnagi Rosenthalist. Kinokomitee esimees Liivik kirjutab kähku keskkomiteele patukahetsuse õiendi. Ehkki filmile omistati esimene kategooria, tuleb pidada seda ülepakutuks. Kalju Võsa, varstine Tallifilmi direktor, teeb lapsesuvise avalduse. Natsionalistlik film küll, aga kunstiline teostas kõrgel tasemel ja väga emotsionaalne. Stuudio avalik arvamus pidas esimest varianti õigeks ja käsitles seda lõppvägistatud varianti kui võimudele paratamatut allajäämist ja filmi ära solkimist. 1982. aastal filmi Künnimehe väsimus tegemise aegu lindistama Jürilt paar nappi lauset Leelo kohta. Ainsad, kus ta seda filmi meenutab. Suurepärane näide Leelo, juubeli laulupeofilm. Millest on olemas siis 2 varianti. Üks variant, mille tegin mina
ja mida tänapäevani näitab Keskkomitee ja sõprusühingud ja kõik ja näitavad siis välismaalastele ja muidu külalistele. Ja teine variant siis, mis siis tähendab käsukorras siis lõiguti ringi ja pandi sinna juurde ja rikuti film nii ära, et seda ei taha keegi vaadata. Seda enam taastada ei saa ja mina seda taastama ei hakka ka. Vähemalt niimoodi. Siit paistab läbi see, et see õnnelik eestlane on mõtlev eestlane ja mõtlev eestlane on ohtlik eestlane. Mõtlev inimene on ohtlik ja siin ei tapeta seda õnnelikku inimest, vaid siin tapetakse õnnelikku mõtlejat, kellel on ükski kord aastakümnete järel võimalik mõelda. Ma vaatasin, kuidas praegusel vaatajal veel on silm esine. Praegu, kus keegi ei usu enam mitte midagi ega kedagi. Praegu on veel, sest see on kaotatud unelmad. Vanapunased seisid ju koos kõigi teistega Ernesaksa lõpulaulu aegu püsti. Miks nüüd konserveeritud kujul filmilinal nad seda kartma hakkavad? No see on dokument, seda mida annab alati kontrollida tagantjärele. See kohal viibimine, see on niisugune, kas jäi meelde või jäänud meelde, võib-olla mõni ei pannud tähelegi, aga kui see on filmitud see asi ja see on näha, mis seal toimus, seda saab tagantjärgi kontrollida, kes ja mis tegid seal. Et see ongi see oht. Dokument ei tohi jääda. See oma romantiline nägemus oli nii erinev sellest siiski, mis välja tuli. Ja see, mida me laulvas eestlases teha igatsesime, tehti, lavastati 20 aastat hiljem reaalselt. Ja seda teades võib siis öelda, et too meie filmi idee oli natuke naljakas või vale. Me ei saanud filmiga päris hakkama, aga ta oli õige. Pärast pandigi asjale nimeks laulev revolutsioon. See nägemus, see sähvatus, see on peamine. Ja kui filmi sa pead tegema sellistest sähvatustest, see on suurem töö, kui arvatakse, sa oled õnnelik, kui mõned sellised suured pildid või nägemused on tabatud.